vastu võetud. Meie päevakorras järgmine punkt on loa andmine Tartu Descartesi kooli põhimäärus ja ettekandeks sõna haridusosakonna juhatajal Riho Raavel, palun. Austatud linnavolikogu, enne kui ma asun konkreetse päevakorrapunkti ettekande juurde, ütlen taustaks seda, et käesoleval aastal siis jõuab lõpusirgele 6 Tartu kooli gümnaasiumi ümberkorraldamine, mis on siis otsustatud volikogu poolt 22. veebruaril 2012 otsusega number 24. Ja need 6 kooli on siis Karlova gümnaasium, kunstigümnaasium, Vene Lütseum, kus siis veel sellel õppeaastal lõpetab viimane gümnaasiumi astme lend ja need koolid korraldatakse ümber põhikoolideks. Ja siis on 3 kooli üle jõe, kommertsgümnaasium, Descartesi Lütseum ja Kivilinna gümnaasium, millede nii-öelda gümnaasiumi osa baasil, 3 gümnaasiumi osa baasil on juba moodustatud siis uus Tartu gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium. Aga täna on tõepoolest teie ette linnavalitsuse poolt toodud esimesena Tartu Descartesi kooli põhimäärus, mis on siis üks nendest ümberkorraldatavatest koolidest ja see uus põhimäärus on siis koostatud lähtuvalt nii nagu põhikooli gümnaasiumiseadus seda nõuab, kõik punktid on siin sees, mis on vaja. Ja samuti on siin arvestatud ka kooli enda selliseid tegevuskorralduslikke põhimõtteid ja loomulikult siis seda asjaolu, et enam ei ole tegemist gümnaasiumi, vaid põhikooliga. Et üldjoontes on see põhimäärus suhteliselt sarnane kõikide teiste koolide põhimäärustele. Teda on siis natuke nii-öelda kohandatud vastavalt siis Descartesi kooli soovidele ja eripäradele. Nii nagu juba nimi ütleb, igal koolil on oma nimi ja oma aadress. Et need on need põhilised erisused ja Descartesi puhul siis põhimääruses rõhutatakse eriti siis seda, et kooli üheks ülesandeks on ikkagi jätkuvalt luua tingimused ka prantsuse keele ja teiste võõrkeelte süvendatud õppeks. Ja näiteks ka selline erisus siis, et siin mitmed koolid on ennast nagu positsioneerinud ka nii-öelda õppepraktika koolidega, et siis ka need punktid on nende koolide põhimäärustes ära toodud, nii nagu siis Descartesi põhimääruses kooli ülesannete all. Et ma ei oskagi siin väga palju sellest põhimäärusest rääkida, et selline ta on saanud ja kooskõlastusringi läbinud ja komisjonid ka, nii et paluks siis see põhimäärus linnavolikogu määrusena vastu võtta. Aitäh. Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Suur tänu. Siis kaasettekandjaks on hariduskomisjoni esimees Toomas Jürgenstein, palun. Head kolleegid, nüüd siis on tulemas 3 kooli põhimäärused. Esimene Descartesi kool. Nii nagu Riho Raave ennist ütles, ka mulle meeldis, et põhimääruses on kirjas, et luua tingimused prantsuse keele ja teiste võõrkeelte süvendatud õppeks. Kui me Descartesi elulugu meenutame, siis prantsuse päritolu elas suuresti Hollandis ja suri Rootsis, et võib-olla need 3 keelt, miks mitte, neid seal siis arendada. Ja kui nüüd kõnelda volikogu komisjonis toimunust, see oli 14. mai, siis kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed olid põhimääruse poolt. Aitäh! Aitäh! Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole, suur tänu. Sõnavõtusoove ei ole laekunud, kas keegi soovib repliiki öelda? Kui mitte, siis panen selle määruse
hääletusele. Kes on määruse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 37, kas on vastuhääli? Vastuhääli ei ole, seega on Descartesi kooli põhimäärus üksmeelselt vastu võetud.